Tere tulemast kõigile Naeratuse miljonäri YouTube'i kanalisse. Ma olen üli tänulik, et minu juures on siin väga äge naine ja mina mõtlesin, teeks kohalike ja kogukonnaga mingisugust ägedaid koostöid. Ja mäletate, mul Pärnust korterilaps Andre käis rääkimas, mida on tema kogenud Uueni talus, aga nüüd ma tahan teile tutvustada ühte väga ägedat naisterahvast, kes on reisinud omal ajal päris palju, töötanud välismaal ja temal on pikaajaline suhe. Sellest me täna ei räägi, aga ta on oma elus jõudnud kuhu? Ta on jõudnud sellisesse kohta nagu looduskosmeetikale lähemale, õppinud ja harinud ennast juurde ja tulnud laatadeni välja ja ka nüüd siia kaamerate ette mõnusasti. Ta põgusalt hakkab rääkima iseendast, kes ta on, kust ta tuleb. Ja ma küsin kindlasti, tahan teada, mis on elu ettepoole sinu eesmärgid ja soovid ja tutvustame teile tema väga ägedaid tooteid. Kas olete valmis? Lähme siit. Äge naine, kes tutvustab ennast nüüd ise. Tere, mina olen Liivika Sookülast. Põline pärnakas, leiatõin Pärnust talvekuudel. Suvel elan ma siin. Tegin mõned tooted loodusest. Kõik on naturaalne ja puhas. Alustame toodete tutvustust. Kreemas kehadeodorant. Seda kasutatakse kaenla alla või kasutame mehed ja naised. Ja paned hommikul ennem, kui sa riides paned. Ja siia, ühel poole, teise poole, seda kulub imevähe. Hoida kindlasti tavalises toatemperatuuril, aga mitte päikese käes. Toode väga efektiivne, ei tekita higihaisu, pigem meeldivad lõhne ja ei aja sind higistama. Nii. Super! Mis on järgmine? Järgmine on musimääre. Musimääre? Ja see on meil appelsini lõhnaline. See tähendab seda, see on, kas võtad näpuga või spaatliga. Määri tuultele. Sisaldab seavõid, kookosõli, mesilasvaha ja eeterlikku õli. Seda on ime vähe seal, et allergikutel siis tasub olla ettevaatlik, aga võib olla nii, et midagi ei juhtu. Et ta on täiesti 100% looduslik toode. Väga äge. Siin on nii palju põnevat. Lähme ruttu edasi siit. Nii äge. Järgmine on ka musimääre õuna oma. Tootes on samamoodi kõik, mis eelmiselgi, seavõi, kookosõli, mesilasvaha, E-vitamiin ja õuna, eeterlik õli. See tähendab seda, miks on õuna, on see, et ta on õunalõhnaline, seda võib kasutada huulte peal ja suu peal. Et ta ei tekita teile mingid ebameeldivad maitse, midagi, see lõhn on lihtsalt imeline. Ja samasugune on meil piparmündi oma, no selle sööks täitsa ära, kuumad ilmadega ideaalne, ta jahutab huuli, ta teeb mõnusa külma tunde, lõhn on väga hea ja koostis on täpselt sama, mis olid eelmistel. Millised me neist lahti võime võtta? Teeme piparmündi. Yes. Seda ma ootasin. Täitsa oma aiast või? Ja oma aia piparmünt on proovi. Ja räägi. Ja pane veel. Ja kollane sellepärast, et mesilasvaha on ostetud oma mesiniku käest. Sellepärast ongi kollane. Ja eeterlik oli, mida rohkem paned, seda rohkem ta läheb värskemaks, nagu külma tunnet tekitab tegelikult. Ja ta on... tuul tuli ja praegu tekib külma tunne. Ja see on hästi hea ja kasulik, et ma soovitan külmade ilmadega. Teine variant on see, et on sellised väiksed rullikud. Et mida saab kasutada ka, paned käekotti. Väga mugav, pisike, ei võta palju ruumi, ei kaalu 7 grammi, pisike, mugav huulepalsam, mis käib käekotti, hästi kerge. Korra katkestan, kuidas sa selle siia sisse saad, selle kreemi? Ise oma kätekestega paned siia ja saad selle siia sisse? Ei, selle jaoks on spetsiaalne alus, kuhu sisse käivad toorikud ja selle, mis on sisse valan, selle asja, selle ma keedan. Kõigepealt siis on selline aukudega alus, siis panen toorikud alla ja valan peale ja jätan tahkuma. Ma mõtlesin, et võtad sealt kuidagi ja lükkad siia. Mul pole õrna aimugi. Kas sinu juurde saab külla tulla vaatama ka, kuidas sa seda teed? Jaa. What? Tuleb välja, et meil tuleb vist veel mingi video siin. Jaa, ma võin siia kaasa ka võtta, saame siin ka teha kõik koos. Või siis teeme just täpselt mingi töötoa. Absoluutselt. Vaatame, aga mis sul veel on? Nii, ma näitan teile need maitsed ja lõhnad ära. Siin on vaarika oma, samasugune niisutav. Need on ülihead. Miks nad on värvilised, sest tee lahti korra?
see on sellepärast, et õrnaläige, kui paned, temal on õrn läige sees, et mika powder ehk mika pulber on looduslik ja ta tekitab õrnasädeluse, kes soovib, on ka ilma sädeluseta. Ja korra veel, sädeluse lööd sa sellepärast, et sa oled olnud mitu aastat kosmeetik? 9 aastat kosmeetikatööd ja tulla nüüd sellise looduslähedusse, siis sa pidid panema nagu sellele looduslikule huuleläikele siis veel läike juurde. Ja lööme ennast lille kõik. Vau, täiega. Ja see on minu lõhnatu huulepalsam. See on täiesti... Lõhnatu? Jaa. Mesilasvaha lõhna võid tunda seal ja see on lihtsalt, kes ei tahagi mingid maitseid lõhnasid ega mitte midagi, täiesti natural. Et on meil naisi, kes tahavad ainult naturaalseid asju. Nii, võtame ette järgmist toote. Meil on tahke kehavõi. See on nüüd selline asi. Peab nii pidi keerama. Jaa. Seavõi on põhiline koostisosa seal. Seda tehakse muffini vormide sees, aga spetsiaalsed väiksed vormid. Selle soovitan külmkapist hoida, sest praegu meil päike paistab siin. Ta on selline pehme, aga ta ei sula otseselt ära. Et teda, kui ära kasutad, paned külmkapi tagasi. See on selline soovituslik. Ja seda paned, ütleme, kui sa ei taha panna kreemi, sa võtad selle oma keha soojusesse, biopessa paned keha peale, käte peale, jalgade peale, näo peale, seda võib igal poole, ei tekita allergiaid täiesti, lõhnavaba on see. Ja ta niisutab tugevalt teie nahka, imendub kiiresti. Nii. Väga lahe. Järgmine on meil rukki lillevesi. See on sinu uus elustiil, ma saan aru, kus me praegu oleme ja näitame. Jaa, see on minu maailm ja see täieneb veel. Tuleb uusi tooteid. Seda lillevett me kasutame näo niisutamiseks. Ta on rukkilille oma ise tehtud oma hüdrosoliaparaadiga. Rukkilille kasvavad mul kodusmaal. Ja seda kasutatakse väga edukalt näo niisutajana. Ta on spreipudelis, väga mugav. Teed lahti, võid lahti teha, teed emale, lased peale niimoodi. Tee lahti. See on eriti populaarne. Ma olen nagu näinud kuskil mingites TikTok-videodes. Pane pump tööle. Pane nüüd vajuta, nüüd ta on täis suus. Tutikas. Nii, kõigepealt vajutan. Vajuta veel. Nii, tulema vaadata. No kus ma lasen? Näkku? Jaa, pane siis kinni. Silma kinni. Jaa, siis ta läheb. Nii. Nii, võid panna ühe piusti. Oota, lase siis üks veel. Oota, see läks niimoodi. Ja ta niisutab nahka ja midagi ei juhtu, ta imbub teie naha sisse ja väga mõnus. Ja ta jahutab ka. Ja jahutab, kui piparmünt jahutas, ma tundsin huultel ja nüüd kui näkku selle panime samamoodi, ma tunnen praegu mõnusat jahutust. Ta on hästi hea, ta niisutab ka, et ta on ja selle samaga saan teha ka kreeme, kes soovib näokreemid päris selle lilleveest. Nii et oma tehtud toodetest teed omakorda veel tooteid. Just nimelt. Ja seda saab teha väga edukalt. Ja siin ongi juba midagi on... Jaa, aga seal ei ole seda rukkilillevett sees, vaid siin on teised asjad sees. Nii, see on meil nohusalv. See on väga populaarne laste seas, vanemate seas. Tolmuallergia, kohe segan siia vahele. Näiteks. Tuleb nohu ja asjad. Jaa, ta toimib. Seda paned vatitikuga ninna ja võid panna ka siia nina alla ja see on väga, seal on mentool sees, mentoolikristallid, seal on piparmündiõli, seal on seavõi ja seal on kookosrasv ja seal on veel mesilasvaha. Ja see on tehtud väga hoole armastusega retsept, segatud, pandud oma head sõnad sinna sisse, oma head soovid, et kõik saaksid terveks. Ja ta toimib väga hästi. Lastele panna ütleme, kummaks ja ninna üks tiku täis. Tiku täis. Seda nina auku ja suurtel võite panna rohkem. Soovitan isegi panna või sellega suure võid isegi panna ennast siia, kui on köha, kurkaige. Talla alla ka vist või? Talla alla, kopsude peale, selja peale. Ja, väga edukalt toimib. Ja ta ravib, ta on looduslik ravim ilma igasuguste säilsaineteta. Super! Ja ma saan aru, meil on üks toodes veel, aga mul on selle toote kohta üks küsimus sulle. Kus sa seda mentoolikristalli siis siia? Mentoolikristallid on pärit Egiptusest. Meil sääsepunnisalv, suvi tuleb, putukad. Sääsed, putukad. Puugid, pipelgad, erilased, mesilased. Kõik asjad. Kui on üks hammustus,
kohe panete seda peale ja see tõmbab teil ära selle punni ja kõik asjad. Ta võtab sügeluse ära, kui on punased laigud ümber, on putukammustus, panete peale, järgmine päev on kadunud. Kelle peal sa kõigepealt katsetasid seda? Iseenda peal ja laste peal. Kes veel on sulle tagasiside andnud? Minu väga hea sõbranna, mul on tagasiside, kes teeb minule klepekaid, särke, ta on väga äge naine, ta teeb kõige paremaid klepekaid ja minu disain, siin peal on tema disain, tema mõeldud ja tema andis mulle tagasiside ja väga hea on. Ja võin jagada kontakti, võin jagada tagasisidesid. See toimib kõigepealt enda pere, nagu ikka, enda peal, pere peal. Just. Ja siis, kus sind tõesti leiab? Ma saan aru, meie kohtusime, kus Häädemeeste laadal. Järgmine kord leiate mind Lihula laadalt, see pühapäev. Oma toodetega. Ja siis sul on nagu sellest suurem valik on ja mul tuleb kreeme juurde veel, et tuleb päikesekreem tuleb, see tähendab seda, et siin on lisatud porgandiõli, ta on niisugust kollast värvi ja ta niisutab ja jätta nahka rasvaseks. Porgandiõlist olen mina ka varem kuulnud ja võt seda porgandiõli tahaksin mina küll enda naha veel proovida, sest talveperioodil me käime reisidel on ja siis suvel ka, aga oled juba jumekas küll on aga tegelikult see porgandiõli teeb ju veel jumekamaks. Ja ta niisutab. No just omakorda. Kas sa paned seda siis enne või pärast? Enne siis või? Enne päikesevõttu? Mina panen enne ja pärast ja ma räägingi, et ma panen kreemid sisse ka. Ja panen sära ka sinna, kes soovib. Muideks ma nägin, kui lähedalt sind vaadata, siis sa särad. Sa on ainult särad. Ja sa ütlesid, et nende toodetega lööme ennast lille. Sa oled isegi, ma näen seda kuldset sinu peal praegu, kui ma niimoodi sulle otsa vaatan. Väga lahe. Sind leiab Facebookist ka, mitte ainult laatadel. Leiab Facebookist Belmare loodusega koos, selline leht. Ja sinna tuleb minu tooted üles, kõik mida ma teen ja milles nad koosnevad ja panen sinna kogu oma armastuse. Kõik, mida sa teed oma elus, siis tee täie südame, kohalolu ja armastusega. Nagu nende toodete peal me saamegi aru, et kui on loodus kokku viidud, nagu minul on toidus seda loodust hästi palju, eks me sellepärast võib-olla olemegi siin koos. Et see loodus, mis meile kõik annab ja loodus meid kannab, juhatab meid alati õigesse randa, sulle igatahes edu kõikides tegemistes. Ma loodan, et me kohtume veel kus mingites töötubades, mida me saame ka koos teha ja me mõtlesime, et 21. juulil on meil avatud talude päev, et mine tea, äkki ma näen sind siin. Jaa, ma tulen siia tegema midagi. Midagi tegema võib-olla just, et väikene töötuba siis avatud talude päeval, seda infot saab sinna veel juurde lisada Facebooki sündmusele. Miks kaasa lööma meiega. Aga miks mitte? Jaa, teeme kõik omale väikse tuulepalsamid näiteks, piiparmündiseid. Aitäh sulle, armas naine! Aitäh! Aitäh sulle, vaataja, ja näeme juba järgmistes vlogides. Võib-olla tead sina kedagi, keda soovitada, kes soovib Naeratuse miljonäriga tulla ja olla järgmistel hetkedel kaadri ees ja taga. Ja tulge, olete oodatud koos meiega seiklema. Tšau! Tšau! Võtete võtted. Mina olen Liivik, mina olen täitsa Sookülast. Mina võin hoida ju samal ajal. Sina räägi. Kuidas sul on? Siin on paigas nüüd, vaata sealt. Ja, see on okei. Võta. Ja mina vaatan sinna. Rahulikult. Leiate mind Facebookisse, jah? Ja, oota. Kõike saab klipp-klippina, oled YouTubereid näinud ja? Olen näinud. Klõk, keha käib kuidagi niimoodi, on ja? See on väga efektiivne. Tšau!